Miks inimeste tervis kiiresti halveneb ja kas loodusõnnetused muutuvad üha ebanormaalsemaks? Teadlased on tuvastanud nende muret tekitavate muutuste ühise põhjuse. Mida nad täpsemalt avastasid, uurige tänasest väljaandest eelmisel nädalal toimunud kliimasündmustest. Vietnam. 3. detsembri õhtul Vietnami Lam Tongi provintsi räsis paduvihm. Järgmiseks hommikuks jõgede ja veehoidlate veetase hakkas kiiresti tõusma. Cam Li jõel ta ületas 2019. aasta ajaloolise maksimumi. Ohutuse huvides kiirelt avati veehoidla üleujutusväravad. Väljavoolava vee maht Long Songis ületas rekordilise 1200 kuupmeetrit sekundis. Ootamatute väljavoolude ja paduvihmade koosmõju tekitas võimsa hüdraulilise löögi, mis ootamatult tabas Lam Tongi idapoolsete linnaosade elanikke. Kiireloomuliselt evakueeriti üle 1000 perekonna. Politsei päästis Kapati veehoidla juures projekteerimistöid teinud 6 maamõõtjat. Neid tõmmati välja turvaköite abil üle turbulentse vee. Mõne tunni jooksul paduvihmad ujutasid üle enam kui 6200 kodu, muutes tänavad mudasteks jõgedeks. Mõnes kohas veetase tõusis 2,5 meetrini. Piirkonnas toimus 16 maalihket ja liiklus peatati ajutiselt paljudel riigimaantee lõikudel. Rannikul vesi rebis lahti enam kui 250 paati ja kalalaeva oma sildumiskohtadest ja kandis need merre. Põllumaale ja kalatiikidele tekitatud tõsist kahju ning hukkus ligikaudu 4000 karilooma ja linnu. Katastroofis traagiliselt hukkus 2 inimest. 4. detsembril naaberprovintsis Khan Hoas asuva Nha-Trangi linnaosa ujutas üle tugev halb ilm. 100 pered olid sunnitud üleujutuste eest põgenedes sel kuul juba 4. korda oma kodudest lahkuma. Türgi. 7. detsembril Antalya provintsi tabasid paduvihmad koos rahehoogudega. Temre rajoonis üleujutusveed ujutasid üle kasvuhooned ja päästjad evakueerisid 2 autosse lõksu jäänud inimest. Alanya rajoonis lühikese aja jooksul sadas maha ligi kuu jagu vihma, 150 millimeetrit. Paduvihma tõttu autod jäid teedele kinni, mõned poed ja kontorid said üle ujutatud ning ühes kohas varises kokku tugimüür. Õnneks keegi vigastada ei saanud. Tuletõrjujad päästsid üleujutatud tunnelisse kinni jäänud autost 8 inimest. Meriuhus kalib Tere randa tohutu hulga prügi ja jäätmeid. Insekumi piirkonnas üleujutatud oja sööstis merre ja sellega praktiliselt hävitas 5 tärni hotelli kohviku, pillutades mööda kallast laiali mööblit ja seadmeid. Ka Istanbul sai kannatada tugeva vihma käest. Liiklus linna tänavatel ja puiesteedel oli ummikutes. Ning Lekepokasi ülikooli katuseleke, mis on üks riigi prestiižsemaid ülikoole, vesi tungis läbi kõigi 5 korruse keldrisse. Alates 8. detsembrist mõnes kohas paduvihm läks üle lumeks. Tugev lumesadu sulges 62 maanteed Ida-Anatoolia piirkonna 3 provintsis. Venemaa. Kolmandal detsembril Kamtšatkat Ohota mere poolt tabas võimas tsüklon, mis halvas piirkonna mitmeks päevaks. Tugevad tuuleilid, puhanguti kuni 46 meetrit sekundis, rebisid majadelt fassaade ja katuseid. Lesnaja külas said kahjustada kortermajad, haridus- ja administratiivhooned ning diiselelektrijaam. Ivaška külas torm kukutas maha elektriliini posti, jättes elanikud elektri ja kütteta. Poolsaare idarannikul lained ulatusid 9 meetri kõrguseks. Korfi külas tormivool ujutas üle lennuraja ja lennujaama taristut. Petropavlovski-Kamtšatski-Milkovo maanteel oli liiklus halva ilma ja puuduliku nähtavuse tõttu blokeeritud. Koolid olid mitmeks päevaks suletud. Peamiseks anomaaliaks aga osutus detsembrikuu üleujutus, üle 0 kraadi tõusnud temperatuuride tõttu lumi kiirelt sulas ja koos vihmasajuga muutis oblasti pealinna tänavad tohututeks tiikideks. Majade trepikojad olid nii üle ujutatud, et väljuda sai vaid kummikutes ja 10 autod vajusid teedele tekkinud järvedesse. Ja 9. detsembril Petropavlovski-Kamtšatski elanikud kogesid veel ühte looduslikku anomaaliat, lumeäikese. Seismiline aktiivsus.
6. detsembril Kanadas Hubbardi liustiku all toimunud võimas 7 magnituudine maavärin. Seismilise sündmuse epitsenter asus USA's Alaskal Yakutatist umbes 90 kilomeetrit kirdes. Kolle asus vaid 10 kilomeetri sügavusel. Maavärina järelkaja oli tunda 300 kilomeetrite kaugusel Kagu-Alaska linnades, sealhulgas Juneaus ja Anchoragis, aga ka Kanada Yukoni territooriumil. Vaatamata maavärina tugevusele tsunamihoiatust ei antud ning tõsisest kahjust või inimohvritest teateid ei saabunud. Vahetult pärast maavärinat algas intensiivne järeltõugete seeria. 4 päeva jooksul registreeriti vähemalt 230 sündmust magnituudiga 3 või enam, sealhulgas 5 tugevat sündmust magnituudiga kuni 5,8. Teine tugev seismiline sündmus, mille magnituud oli 7,6, leidis aset 8. detsembri õhtul Jaapanis Aomori prefektuuri idaranniku lähedal. Kõige tugevaimaid maavärinaid registreeriti Hachinohe linnas. Maavärin vallandas tsunami. Iwate prefektuuris Kui sadamas täheldati kuni 70 sentimeetri kõrgusi laineid ja Hokkaido prefektuuris Uragawa linnas kuni 50 sentimeetri kõrgusi laineid. Aomori prefektuuris tagajärjed olid märkimisväärsed. Hachinohe sadamas oli fikseeritud pinnase veeldumisest, kus parklas pragunenud pinnasest purskas välja liiva ja vett. Linnahaigla 3 korrust ujutati üle, kui tulekustutussüsteem aktiveerus. 100 majapidamised Chichinohis ja Mutsus jäid ilma vee ja elektrita. 45 kooli said kahjustada ja tunnid peatati 318 haridusasutuses. Aomori, Iwate ja Hokkaido prefektuurides sai vigastada kokku 50 inimest. Nad said vigastusi peamiselt kukkumiste ja esemetega löökide tagajärjel. Piirkonna transpordivõrk oli halvatud, liiklus Tohoku Shinkanseni kiirraudteeliinil Fukushima ja Shinaomori vahel oli peatatud, 3 rongi olid rööbastele kinni jäänud. Liiklus oli häiritud mitmel metrooliinil, sealhulgas Sapporo liinil. Hokkaido kiirteed suleti ajutiselt, nagu ka parvlaevaliiklus üle Tsukara väina. Umbes 200 reisijat olid sunnitud ööbima Chitose lennujaama terminalis, mis on Hokkaido prefektuuri suurim lennujaam. Ka kriitiline infrastruktuur oli ohus, 1 Tomato Atsuma soojuselektrijaama energiaplokkidest lülitus automaatselt välja. Aomori prefektuuris Rokkasho külas lekkis tuumajäätmete töötlemistehase kasutatud tuumkütuse hoiubasseinist ligikaudu 650 liitrit radioaktiivseid materjale sisaldavat vett. Leke saadi kontrolli alla. Järgmise 2 päeva jooksul pärast 7,6 magnituudiga põhitõuget toimus vähemalt 7 suuremat järeltõuget magnituudiga kuni 6,6. Itaalia. Alates 3. detsembrist on Lõuna-Itaaliat räsinud tugevad vihmasajud. Apulia, Basilicata ja Calabria piirkondades on välja antud oranž ilmahoiatus. Calabrias asuv sadamalinn Crotone sai kõige rohkem kannatada, seal sadas vaid 2 tunniga 100 mm vihma, mis ületas kuu keskmise sademete hulga. See tõi kaasa katastroofilised üleujutused. Tuletõrjujad ja päästeteenistused veetsid terve öö inimeste evakueerimisega üleujutatud autodest. Apulia piirkonna pealinnas Brilinnas hävitasid tugevad vihmasajud ja tuul arhitektuuri installatsiooni, mis reprodutseeris piirkonnas kunagi seisnud iidse basiilika kuju ja säilitas mälestuse linna esimestest asulatest. Konstruktsioon oli alles montaažifaasis ja osaliselt kokku pandud elemendid ei pidanud elementide rünnakule vastu. Õnneks keegi kokkuvarisemises vigastada ei saanud. Iraak. Detsembri alguses sattus Põhja-Iraak tugeva tormi keskmesse. 9. detsembri öösel räsis paduvihm Sulaimaniyah provintsis Chamkamali piirkonda ja selle ümbrust. 24 tunni jooksul sadas piirkonda vapustav 81,2 mm sademeid, mis koormas kohalikku drenaažitaristut üle. Majad ja poed ujutati üle, tänavad muutusid raevukateks jugadeks ning Sulaimaniyah Chamkamaliga ühendav peatee muutus läbimatuks.
Kümneid autosid uhuti minema. Elekter ja internetiühendus olid ajutiselt kadunud ning päästeteenistused töötasid ööpäevaringselt, et ohvritele abi pakkuda. Katastroof nõudis 2 inimese elu ja mitmed sai vigastada. Võimud kuulutasid välja eriolukorra ja on avatud ajutised varjupaigad evakueeritud elanike majutamiseks. See torm oli piirkonnas viimaste aastate üks hävitavamaid. Saudi Araabia. 8. ja 9. detsembril hävitav tormisüsteem tabas ka Saudi Araabia lääneosa. Sellega kaasnesid tugevad äikesetormid, puhangulised tuuled ja äkilised üleujutused. Mekka ja Medina piirkonnad said tõsist kahjustada. Jeddah linnas 5 tunniga sadas maha rekordiline sademete hulk kuni 135 mm, mis ületab detsembri keskmist enam kui 11-kordselt ja on peaaegu 2 korda suurem kui aastane norm. Halveneva ilma tõttu koolides peatati tunnid. Üleujutused tabasid ka Medinat, kahjustades infrastruktuuri, häirides liiklust ja peatades olulisi üritusi. Tsiviilkaitsemeeskonnad päästsid 5 inimest peale seda, kui veejoga pühkis minema autot. Need äärmuslikud ilmastikutingimused olid põhjustatud külma õhumassi ja kuuma kõrbeõhu kokkupõrkest, kombinatsioonist, mida hiljuti peeti haruldaseks nähtuseks, kuid mis on nüüdseks muutumas uueks hirmutavaks normaalsuseks. Ebanormaalselt suured sademete hulgad, hiidrahehood, võimsad ja hooajavälised äikesetormid. Need ja teised kliimaanomaaliad on põhjustatud teguritest, mis meie ajal on muutunud ohtlikuks. Ja ühe neist me oleme ise loonud, isegi aimamata selle tagajärgede ulatust. Me räägime mikro- ja nanoplastist, pisikestest osakestest, mis on palju õhemad kui inimese juuksekarv ja sageli palja silmaga nähtamatud. Neid on juba kõikjal, atmosfääris, ookeanis, pinnases ja mis kõige tähtsam, inimkehas. Tänapäevaste riskide mõistmiseks on oluline mõista, kuidas mikroplastid käituvad, alates nende molekulaarsetest interaktsioonidest kuni mõjuni kogu ökosüsteemile. Nagu teada, ookean on viimastel aastakümnetel kiiresti soojenenud, suurendades aurustumist ja häirides atmosfääri tsirkulatsiooni. Atmosfääri temperatuur ja niiskus tõusevad. Samal ajal elektrostaatiliselt laetud nanoplastiosakesed toimivad tõhusate kondensatsioonituumadena. See tähendab, et veepiisad võivad külmuda märksa madalamatel kõrgustel ja kõrgematel temperatuuridel 4–10 kraadi Celsiuse järgi üle normi. Selline nihe kiirendab pilvede teket ja loob tingimused äärmuslikeks sündmusteks, suurrahehood, võimsad vihmasajud, anomaalsed välgulöögid ja hüdroloogilised tsüklihäired. Tänaseks oleme jõudnud kriitilisse punkti, kus kliimakriisi lahendamine on võimatu ilma samaaegse plastireostuse probleemiga tegelemiseta. Need 2 protsessi on omavahel seotud ja teineteist tugevdavad. Lisaks mikroplastik mõjutab palju enamat kui ainult atmosfääri. Uued andmed näitavad, et ta süvendab geodünaamilist kriisi, häirides planeedi sisemusest tuleneva soojuse loomulikku kadumehhanismi. Teadus on selgelt ja ühemõtteliselt osutanud mikro- ja nanoplasti hävitavale olemusele. Selle mõju hävitab rakke, organeid ja süsteeme ning ta mõjutab lisaks kliimale ka inimeste tervist. Meil on vaid üks planeet, kahjuks plastikuga saastunud ja millel pole kuhugi sellelt põgeneda. Seega, me ei saa otsust edasi lükata, kuna kaalul on meie ellujäämine. See pole enam pelgalt teaduslik probleem, teadus on juba näidanud kõike, mida tal oli näidata. Me võime teha nii palju uuringuid kui tahes ja teadusringkond teeb kõik endast oleneva, kuid kuni üldsus seda häirekella ei võta kuulda, ei muutu midagi. Ainult ühiselt tegutsedes saame sellest väljakutsest üle, et säilitada kõige kallima, mis meil on, omaenda elu.